Juba pikka aega saavad hommikuti Pirita kloostris kokku luuletaja Indrek Hirv ja isa Vello Salo, et üheskoos tõlkida Vanatestamendi laule. Täna räägimegi nendega piibli tõlkimisest ja kirjandusest. Kiida mu hinge Issandat. Issand, mu Jumal, sina oled väga suur. Au ja iluga oled sa ennast ehtinud. Valguse endale kuueks võtnud. Taevad laotad sa laiali nagu telgid. Ülemiste vete peale ehitad sa oma kojad. Paksud pilved teed sa oma tõllaks ja astud tuule tiibadel. Tuuled teed sa oma käskjalgadeks, tuleleegid oma teenijaiks. Isa Vello, piiblit on eesti keelde mitmeid kordi tõlgitud. Miks on teda vaja ikka uuesti ja uuesti eesti keelde panna? Selleks, et aru saada, millest on jutt ja ka mis on selle taust ja asjaolud. Seal on Jumala sõna igatahes inimese sõna ja see peab olema tänapäeva inimesele arusaadavas eesti keeles. Aga kas nendes vanates tõlgetes ei ole mitte oma vägi, mis võib uue tõlkega kaduma minna? Võikski öelda, et meie esimene tõlge on selles mõttes kõige parem ja väärt meeles pidada ja lugeda, aga kes ei ole filoloog, see ei saa paljudest kohtadest üldse aru. Kui öeldakse, et loom on tühja põlve alla saanud, siis et loom tähendab nii sama palju kui loodus praegu ja tühi põlv on see tühine põli ja nii edasi. Ja kõikides keeltes tuleb aeg-ajalt teha uus tõlge, olguvad olemas niisugused vanu ja auväärsid nagu King James ingliskeelses maailmas, mida ikka jälle uuesti trükitakse, aga selle kõrval on ka kirikutõlge põhiliselt, mida kirikutes ette loetakse ja siis on tänapäeva keele tõlge, nii et need 3 põhilist tõlget on nagu kõigi suuremates keeltes olemas. Me oleme väiksed ja vaesed, meil on üks ainuke. Te alustasite Saalomoni laulude laulust või ülemlaulust. Miks just see piibli osa kõige esimesena? Ei alustanud, see oli pigemini juhus. Juba kui ma Torontos olin, siis tuli uuena välja film Lisieux Theresa elust, mille taustaks oli ülemlaul ja sealt minu huvi tekkis ja siin ühes piibli õpperingis paluti, et järgmisena võtame ülemlaulu, sest sellest me oleme kõige vähem aru saanud. Ja siis ma hakkasin seda tegema ja saigi valmis lõpuks. Kui kaua see aega võttis? See päris tegemine vähe aega, umbes aasta ikkagi. Ja tänu sellele, et ma leidsin hea abimehe, Indrek Hirv aitas mul, kuidas öelda, eestikeelset poeetilist vormi leida. Aga kommentaari kirjutamine oli hoopis raskem töö. Kuidas üldse teie koostöö alguse sai? See algas 20 aastat tagasi. Algas nii, et ma ei mäleta, kumma mõte see oli, et Maarjamaa kirjastusel võiks ilmuda üks minu luuleraamat. Aga siis ja Laapin pidi selle illustreerima. Vello Salo oli käimas Eestis 88. või 7. Aga siis ma kargasin ära Hollandisse. Vello Salo elas Torontos. Laapin oli Tallinnas, illustreeris. Ühesõnaga, asi läks liiga keeruliseks ja raamat jäi tegemata. Aga mul oli palju abi Vello Salo kirjadest, kui ma elasin Hollandis 89. aastal. Aga siis nüüd uue
hoo sai see meie koostöö nii, et Lennart Meri helistas mulle ükskord ja ütles, et mine Vellole appi ühele raamatuesitusele. Ja nüüd on olnud viimasel 3-4 aastal on olnud väga tihe koostöö. Kuidas see piibliteksti tõlkimine koostöös välja näeb? No on suur vahe, kas tõlkida proosat või siis seotud kõnet. Proosat võiksin ehk minagi kuidagi moodi tõlkida. Üks asi on, et tuleb tunda heebrea keelt või siis algkeeli. Ja seal on üks suur raskus siis, et kui piibli heebrea keeles sõnavara on, ütleme, 5000 sõna. Meil on 500 000 eestikeelset sõna. Et missuguse ma valin. Tõlge on paratamatult ka tõlgendus. Põhiline sõna nagu vaim, ruh. Ta on hingeõhk, ta on tuul, on ka vaim. Missuguse ma antud juhul võtan. See on tõlkija valida. Ja poeesia puhul on minu meelest nagu kujund põhiline. Ja seal võiks tarvitada, ja me tarvitamegi siis selle heebreakeelse põhisõna sünonüüme, kuna ta eesti keeles kõlab antud kujundis õigemini. Aga see on üks väga, kuidas öelda, aeganõudev protseduur, kui on põhiliselt heebreakeelne asi on küll selge. Näiteks mäed, mis värisevad merepõhjas. No mis mäed need on, mis merepõhjas värisevad? Tsunami või mis asi? Tolleaegses maailmapildis seisis meie maaketas mägede peal. Need olid siis meie jalgade all, mingisugused sambad nagu pensionisambad või nii. Ja need värisevad ja kui need värisevad, siis tuleb vesi üle ääre kettal. Ja siis üks meri on kupli peal. Kui luugid, taevaluugid lahti tehakse, siis tuleb see vesi alla. Ja kui nüüd siis ühes psalmis öeldakse, et meri hüüab merele või sügavik, kui me panime vist uputus, räägib uputusega midagi niisugust, et selle psalmi kuulaja tervikust tänapäeval saab aru niisamuti kui 3000 aastat tagasi tolleaegne heebrea keelt oskav kuulaja aru sai. See on nüüd eesmärk ja ma loodan, me oleme pihta saanud. Minul ei ole heebrea keelest mingit aimu. Aga muidugi me vaatame ka, kuidas on teinud inglased või prantslased või sakslased või ameeriklased. Siis on minust võib-olla natuke rohkem tolku. Aga see, millega nüüd mina tegelen, on eesti keele kõla, sugestiivsus ja võib-olla psalmide sisemine struktuur või sama siis ka ülemlaulu puhul, mida võib vabalt analüüsida või millele võib läheneda tänapäeva poeetika teadmistega. Kas te palju vaidlete omavahel või tuleb see üksmeelselt lihtsalt need? Me vaidleme vahel, aga mina annan alati järgi. No mina olen ka järgi andnud, aga see on tihtipeale üks raske töö. Me ei pea kumbki vastu rohkem kui 1,5 tundi korraga. Siis on vedru maha käinud selleks korraks ja tuleb paus teha ja hinge tõmmata. Paljudes kohtades on ka heebreakeelne tekst, kuidas öelda, meie jaoks ebaselge. Me ei oska teda lugeda. Ja ma vannun kurja nende välismaa piibliteadlaste peale, kes ütlevad, et heebrea tekst on siin rikkis, korrupt. Kui sa tead, et ta rikkis on, no paranda ära. Asi on selles, et me lihtsalt ei oska lugeda. Tihtipeale on välja tulnud, et tekst on korras. Ainult panime valed täishäälikud sinna vahele. Või olid seda teinud isegi heebrea õpetlased.
nii et mõnikord on niisugune raske koht, kus keegi ei ole veel aru saanud. Meil on põhiliselt 3 piiblitõlget seal kõrval, mis on tehtud suure meeskonna poolt. No ütleme 50 eksegeeti, prantsuskeelne, ingliskeelne ja saksakeelne. Nii et 150 meest meie selja taga. Ja siis me vaatame, et kõik on erimeelsed. Et üks on selle kujundi võtnud põhjaks, teine teise, kolmas kolmanda. Noh, siis olen mina autoriteet. Ütlen, et võtame selle. Indrek ei. No siis katsume kuidagi moodi rahumeelsele lahendusele jõuda. Ja mis ikkagi tähtis on, me mõtleme selle kuulaja peale, selle vaese eestlase peale, kes istub kuskil kirikus või loeb seda psalmide raamatut, et ta vähemalt ühe tähenduse, selge tähenduse saaks kaasa. Kui ka psalmid on piibli poeetilisest osast ja tavalises piiblitõlkes tõenäoliselt rohkem on tähelepanu just pööratud sellele, et see tõlge oleks alati nii-öelda korrektne sõna-sõnalt. Et teie pöörate nüüd suurt tähelepanu sellele, et aga kõlaliselt oleks õige. Psalmid on kindlasti kõigepealt palve. Nii et me oleme hoidunud kõigist niisugust kantseliidi sõnadest või ka avikismidest, et ta on vana, palve ja laul. Mitte meie kiriku lauluraamatu mõttes, et kõigil on ka 5, need on nagu on olemas sõnadeta laule komponeeritud, nii on ka viisita laule olemas. Nii et see on esimene asi, et nad oleks palved, milleks nad on tegelikult kokku pandud. Põhimõttelist vahet nüüd ülemlaulu ja psalmide vahel tõlkimise seisukohast ei ole. Üks luuletus on alati üks tervik. Ja ülemlaulu puhul on küll, kuna ei ole kuskil vahet tehtud, millal üks laul algab ja lõpeb, seal võib vaielda, on 5–50 ühikuni tükeldatud ja meie tegime oma valiku, mis on nüüd üldiselt küll kooskõlas rahvusvahelise tänapäeva eksegeetide tõekspidamistega, et nii ta tõenäoliselt algupäraselt oli. Ma ümisen need läbi tõlkimise ajal nii, nagu ma ümisen läbi oma luuletused, kui ma kirjutan neid. Nii et need psalmid kindlasti on lauldavad. Ja me oleme ka saatnud neid juba Arvo Pärdile ja Erki Sven Tüürile. Kas Margole ka? Margo Kõlarile ka? Margo Kõlar on juba 2 laulu viisistanud, mis tulevad varsti ettekandele. Põnev on, kuulame, mis sellest on saanud. Jah, nii et meie tõlge on kindlasti lauldav. Selle poolest erineb ta eelmisest tõlkest. Mis võlu nendes tekstides on? No mina ei tõlgi neid mitte eriti võlu pärast, aga tõesti, kui ma tuletan meelde kadunud Allan Lauri, siis Torontos ma käisin tihtipeale tema pool, tällasse lõige lähedal ja tema kirik oli seal. Ja üks tema ütlus jäi meeldes, me rääkisime piiblitõlgetest. Selles uues tõlkes, see oli siis see Stockholmi oma 1968, ei ole väge. Ja see on küll tõsi, et kui lugeda seda originaali heebrea keeles, selles on vägi sees.
üks vägev ütlemine. Ja meie tõlked siiamaale moodsad on nagu niisugused reavahelised tõlked. Praegu on ju igaühel arvuti kättesaadav ja arvutis ta saab omale ette võluda heebreelse tõlke, reavahelise tõlkega kõigis suuremates keeltes ja saab originaali nautida, kui ta ainult tahab ja viitsib. Seda 20 aastat tagasi, seda võimalust veel ei olnud. Ja siis oligi see ainukene autoriteet, see reavaheline tõlge, mis oli ära trükitud. Praegu on see situatsioon hoopis teine. Nii igaüks, tõesti iga lihtsurelik võib järgi kontrollida, mis originaalis on, analüüsida, teha keelelist statistikat ja mis iganes veel. Aga et selles tõlkes oleks väge, nagu on jutustused Taavet ja kuningate raamatus, on väga ilusaid passaaže. Või siis just need luulevormid. See nõuab palju tööd ja meie ei ole ei esimesed ega kindlasti mitte viimased tõlkijad. Seda tuleb edaspidigi teha, et seda väge kättesaadavaks teha. See on suur ja sügav rõõm lasta vana tekst enda sisse ja püüda seda ümber luuletada. See on see, mida ma tunnen, kui ma seda teen. Ja see on võrreldav või vaata, et on vägevam kui ise kirjutamise rõõm. On nende 150 seast teil ka mõni selline psalm kummalgi, milles on eriline vägi, mis teile eriti meeldib? Kindlasti on. Kuu oled sina teinud kuid näitama, päike teab oma loojangu aega. Kui sina teed pimeduse, siis tuleb öö ja metsloomad roomavad välja. Noored lõvid möürgavad saaki ning nõuavad Jumalalt toitu. Päev tõuseb, nad lähevad peitu ja heidavad maha oma ase meile. Siis läheb inimene välja tööle oma tegemistele kuni õhtuni. Kui palju on sinu töid, issand, kõik oled sa targasti teinud. Sinu loodud on täis kogu maa. Näe, siin on meri, suur ja lai. Seal sagib lugemata palju loomi, pisikesi suuri. Seal sõuavad laevad, seal õjub Leviatan, kelle sina oled loonud sinna mängima. Sind ootavad nad kõik, toitu andma õigel ajal. Sina annad neile, nemad otsivad kokku. Sina avad käe, nende kõhud saavad täis. Kui sa peidad oma palge, nad ehmuvad. Kui võtad ära nende hingeõhu, heidavad nad hinge, lähevad tagasi põrmu. Kui sina saadad välja oma vaimu, nad luuakse. Ning uueks saab ilmama pale. Teie koostöö ei ole piirdunud mitte ainult piibli tõlkimisega, vaid te olete koos kokku pannud ka Eesti vaimuliku luule kogumiku. Mina näen selles küll ühte ja sama asja. Bernard Kangro kirjutas kunagi, et piibel on meie keele ja kirjanduse põhikiri. Ja paljudes kirjandustes ja paljudel rahvastel on piibli tõlge olnud küpsuseksam. Et on olemas kogu sõnavara selle jaoks ja et selle põhjal on hakatud ka kirjutama ja siis meil ongi vanem kiriklik kirjandus eesti keeles olemas ja lähme kas või Kaur Kenderini välja. Tema Jupi Jumal on puhas teoloogia minu jaoks. Need on piibli esimesed peatükid, kust on ammutatud inspiratsiooni ja see on inspiratsiooni allikas pidevalt. Meie elu põhilised küsimused, elu, surm ja mis pärast surma on. Ja sellepärast oli ka meie selle kogumiku nimeks lauluallikas. Vallo Kepp oli selle asja juures 3. No ja tema oli juba kogunud vaimulikku luulet ja
nagu pool tööd ära teinud. Kui keeruline oli seda Eesti vaimulikku luulet siis üles leida, ära tunda? Seda oli hästi palju. Selles mõttes oli keeruline, et tööd tundus olevat hirmus palju. Aga kui Vallo Kepp tuli appi, siis oli selge rõõm. Ja see on muidugi üks võimalik valimik. Teisi võiks veel teha päris mitu. Ja paratamatult on siis ka uus psalmide tõlge Indrek Hirve nägu. Nagu Taaveti laulud on siis tolleaegse redaktori nägu. Sellest ei pääse üle ega ümber. Ja üks teine luuletaja tõlkija. Meil on ju olemas Uku Maasingu tõlge näiteks. Jan Bergmani tõlge. Need on igaüks ise nägu. Mis teeb ühest luuletusest vaimuliku luuletuse? Vaimu puudutus. Ma panin siia sisse näiteks Juhan Liivi üks eelin mulle liises rinna sees, mida ei käsitleta vaimuliku luuletusena. Minu jaoks ta on. Ja nii mõnegi luuletuse puhul, mille ma siia sisse panin, võib öelda, et on kaheldav, kas ta on vaimulik. Aga minu jaoks on. Vello Salu arvas, et võiks paksema teha. Aga ma tahtsin, et ta oleks kergesti loetav või et oleks kooliõpilasele või ütleme abituriendile jõukohane. Algab Kristjan Jaak Petersonist ja lõpeb Doris Karevaga. Üks ajajärk ja kindlasti on ka pärast seda vaimu luulet loodud ja luuakse edasi. Aga mul oli vaja tugevat lõppu. Kas selles raamatus on ka selliseid luuletajast, kellest üldiselt laiem üldsus mitte midagi ei teadnud kuni selle kogumiku ilmumise? Jah, Vello Salo näiteks. Ja mind pandi hääletati sinna sisse, ma hääletasin vastu, aga kuna ma jäin vähemusse, siis ühe luuletuse panin, jah. Ma olen kaua kõrbes elanud. Tähendab, Iraagis õpetasin 4 aastat ja seda Süüria kõrbe on igal pool näinud ja sellepärast see on kõrbe teemaline. Ma kõnnin kõrbes ja kõnnin. Üht soovi vaid vasardab soon. Kas minutid veel või tunnid või joonma ja joonma ja joon. Unelm uputab kõrbe. Veest kerkib nomaadi telk. Veest varik varjukas kõrge. Vaid veel on nii joovastav helk. Et sinule andub keegi, sõõm sinust, et viimane rõõm, kui matata ihade leegi. Nüüd mõistan mu karske lõõm. Ent millal saavutan kalda? Oo, kaelani kahlaksu sees. Ei malda ma enam, ei malda, kõik õntsus, kui lähedal ees. Ma kõnnin kõrbis ja kõnnin. Vaid tulist tuhka tõob kand ja mööda taaruvad tunnid, kuid taevasse taganeb rand. See on nagu Fata Morgana või natuke pessimistlik, ei oska öelda, aga seda ei oska vist ükski luuletaja öelda, mis pärast ta tegi mõne luuletuse. Bernard Kangro küll jutustas, et ükskord ta nägi unes 2 luuletust. Ärkas üles, kirjutas ühe üles, teine oli juba meelest ära läinud. Aga niisuguseid lugusid on väga, väga harva. Kestku issand au igavesti, tehku issandale rõõmu tema tööd. Temale, kelle pilgust ilmamaa väriseb, kelle puudutusest suitsevad mäed. Mina tahan laulda issandale kogu elu, mängida Jumalale, kuni mind on. Olgu mu laul tema meelele armas, minu rõõm tuleb ju issandast. Aga patused kadu maa pealt, õelaid ärgu olgu, kiida mu hing issandat. Halleluuja.
niisugune on siis 104. Taaveti laul, mis on juba siis Pirita psaltri esimeses visandis läinud hinnatavaks paljudele. Ja siin on siis meie abivahendid, on prantsuse keele uustõlge, ameeriklaste uustõlge, saksa Einheitsübersetzung. Muidugi esiteks loeme Jan Bergmanni, siis Maasingu tõlget, Looduse suurt, siis ka Noorepõllu tõlget, aga tuleb ka siis Münster-Schwarzbacher psalter, mis on lauldav saksakeelne tõlge, ja kõige esiteks või kõige lõpuks ikkagi heebreakeelne originaal, millest iga kord ei ole kõik need õpetlased õigesti aru saanud või kus üksmeel puudub. Täna lähevad Pirita kloostrist teele isa Aini juhtimisel palverändurid Pühale maale ja nende jaoks me tõlkisime siis täna hommikul psalmi number 122. Meie jalad seisavad sinu väraval, Jeruusalemm. Järgmisel pühapäeval oleme Räpinas külas Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku preester Tihon Tammesel ja tema perel.